Täna oleme oma suvestuudioga tulnud siia Sõmerpalu kanti. Istume päris ebatavalises kohas siin tiigi peal ja oleme tulnud rääkima kurikuulsa kalamehe Arvo Leokiga. Tere, Arvo! Tere! No esmalt ma tahan teada, et miks sa oled siia selle pange ja siis selle kopsiku kaasa võtnud? Aga see on selleks, et külalistele hommikusööki kaasa panna, puljongit teha ja saab hea tervise ja... See on siis, et tahad mulle ka Tallinnasse kaasa panna, et hommikuti teha? Ikka, pakin ikka kaasa mõne kilokese. Sa nüüd mõtled, ma olen päris blond ja lähen sinu kalamehe juttudega kaasa, jah? Aga nii paistab. Räägime nüüd välja, mis siin pange sees täpsemalt on. No see on ikka nagu kalade jaoks mõeldud kalasöök. Nii. Ja ilma selleta eriti kalad ei kasva. Ja kui seda ei anna, siis sissetulekut ei ole. No näita, kas nad hüppavad ka kui tahad? No siin tiigis võib-olla hüppavad vähem. Siin segame ära nende... Oi, kus teevad tantsu? No nii, ma ei saa sulle ikka alla jääda, et pean sulle ka ühe kalamehe anekdoodi või nalja ära rääkima. Et seisab mees siis silla peal, püüab kala, on ju, aga läheb üks mees mööda ja küsib, no kas näkkab ka või? No mis ta ei näkka, eile sain 40 augi. Teine mees ütleb, tead, kes ma üldse olen? Ei tea, selle piirkonna kõige kuulsam kalakaitseinspektor. Kalamees ütleb, aga sa tead, kes mina olen? Selle piirkonna kõige tuntum naljamees. Ja või õigemini naljamees või valevorst on ju? Jah, selle peale saabki öelda, et annaks jumal nii suure kalad, ei peaks kogu aeg valetama. Räägi, kuidas siin Sõmerpalus siin elatakse, millist elu elatakse? Ma vaatan siin neid tiigikesi nii palju, kas igas tiigis on sul erinevad liigid sees? No erinevaid ei ole, siin on enam-vähem 4-5 liiki, on nagu tuura, paaljat, vikervorelli, no see on natuke karpkala ja amuuri ja kõike sellist natukene, aga põhine on ikka tuur, forell ja paalja. Nii et see talu siin põhimõtteliselt reklaami ei vaja, et inimesed tulevad ja siis saavad siin õngitseda või kuidas see äri käib siin? Ei õngitseda, ei lase, mul on omal poed ja läbi oma poe müün ja tavaliselt ikkagi üle ei jää kala niimoodi, et ja õngitseda ei ole mul võimalust siin. Ja see Võrus, see pood, see kuulub ka sulle, jah? Jah, Võrus ja Tartus ja momendiga veel Pärnus, aga Võrus ja Tartus on kõige töötavamad poed ja jõuab ilusti oma toodangu maha müüa. Ja. Siin Võru peal ikka räägitakse, siin teada-tuntud Ossise Jaan teab rääkida, et kes Leoki kalapoes pole käinud, ega see pole Võrru sattunud. No ei tea, päris palju käib ikka rahvast läbi. Ja. Tegelikult sul vennas vist kasvatab neid ankersegasid ka ja ma ei tea, mitu aastat või aastakümmet tagasi te seal Hollandis siis käisite neid piilumas ja kuidas eestlased selle ankersega omaks on võtnud? Aga päris hästi, ta on nagu Eestis momendil pidi tulema siia juurde või teevad juurde kasvatusi, aga praegu on ta ainuke ja päris hästi läheb ja ta on ikkagi hästi ja normaalne kala ja ma kasutan ka ta kala müün ja teen tast toodanguid ja tooteid ja aga mille sarnane ta on või mis kala maitsega? No ta on ikka natuke viskab ankersega maitset või sellist, ikka säga on säga. Ta on natuke teistmoodi üldse erine, ta ei ole nagu tavaline kala, ta on nagu, kuidas vorsti või midagi toodangut teha, siis viskab natuke nagu liha oleks. No ta pidi ka selline hingeline kala olema, et kui traktorid ümberringi müristavad või mingid sellised trimmerid käivad, et siis neile see ei pidavat absoluutselt meeldima. No seda... Traktori müra nad vaevalt sinna sisse kuulevad, aga jah, kui sinna kõvasti keegi maha kukub või kõvasti põrutada, kuskilt vastu maad jalaga lüüa, siis nad võib-olla need mitu päeva ei söö. No vaatasin, 10 aastat tagasi oli ankersega hind 4,80, palju see nüüd muutunud on? Aga eks ta sinna kanti on võib-olla jäänud, ega ma ei oska ka nii öelda, kuidas keegi kätte saab. No kas üks tore kalamehe jutt või laul ka tuleb ära või? Ei, laulu küll ei tule, aga no annaks jumal kunagi nii suure kalad, ei peaks valetama kogu aeg. Kas tänane intervjuu oli vale või rääkisid tõtt ka? Ei, no see oli ikka sulatõsi. Ja mis ma üldse kala hakkasin kasvatama, maal midagi teha ei olnud, lapsed kasvasid suureks, abiraha võeti ära, pidi hädaga tööle hakkama.
Muidu elasid lasterahast siiamaani, aga noh, siis said lapsed suureks, võeti lasteraha ära, siis hakkasin tööle. Mis see kõige suurem kala on olnud? Arvatavasti võib see olla mingi karpkalaga tegemist, jah? Ei tea, vast võib-olla mul siin on tuur võib-olla kõige suurem. Tuurakala on siin kasvatuses kõige suurem, aga noh, ise olen võib-olla kõige suurema saanud. Mitme kilose siis? Norrast, aga noh, Norra kohta on seda häbi öelda, ma ei ütlegi, ei olnud eriti suur. Mida siis kalamehele soovida, kui autojuhile nael kummi? Seda ei oskagi öelda. Kui kala kasvab ja müügiga probleemi ei ole, siis ma ei teagi. Võib-olla söök kurku. Jah, söök kurku ja aitäh sulle, et meid vastu võtsid.